Sa tead seda? Jaa. Hee. Teeme veel. Hee. Kuulge, aga te teate, milline on torekate lembikharjutus? See on see sentimeetri naer. Et kõik need, kes praegu koolis on või kuidagi kooliga seotud, soovitan teha kas koos õpilastega või ilma õpilasteta. See on niimoodi. Nüüd hästi tasakesi. Ega keegi ei näinud. Jah, see on siuke hästi salajane. Ja seda võib ka nagu selliseks keskendumisharjutuseks võtta. Et sa vaatad nüüd oma sõrmi ja niimoodi vaikselt naerad. Issand, kui lõbus meil juba praegu on. Tere, kallis vaataja. Võib-olla sul on küsimus, et mis siin just praegu juhtus? Eriti neil on see küsimus, kes vaatavad esimest korda tore saadet. Aga need, kes teavad tore eppu, nemad said juba aru, millega on tegu. Need olid naeruharjutused. Küll aga tore saates me võtame fookusesse tore teemad ja see tähendab, et naermisest jõuame rääkida saate teises pooles. Meiega koos on ka Maire. Ja Maire, mina alustaks tegelikult hoopis sinust. Et kes sa oled ja kust sa tuled ja millega sa igapäevaselt tegeled? Jaa, Maire olen ma tõesti ja päris pikka aega juba siin maamunal. Aga millega ma tegelen on, minu lemmiktegevused on tore koolitamised ja noored ja nendega koos tegutsemine. Ja supervisioonid ja coachid, et coachimine, et ka täiskasvanutel oleks tore oma tööd teha. Ma tean, et tore koolitused ei ole päris iga päev toimuv asi, aga iga päev? Iga päev ma töötan ka koolis, sest noored on mind kogu aeg enda poole tõmmanud. Ja mille pärast? Noored on nii leidlikud, noored on nii rikkad. Lihtsalt meil on vaja neid toetada, et nad saaks seda rohkem näidata. Sa teed siis noortega tööd ja sind paelub nende juures nende leidlikkus. Ja nende tarkus. Nende tarkus, jah. Ja nende osavus. Kas sa saaksid veel täpsemaks minna? Mul jääb mulje, et kas see on mingi huvijuhtimine, mingi ringijuhtimine. Kus kohas see leidlikkus nagu sulle silma hakkab seal? Kas sa oled õpetaja mõnes tunnis? Mis täpsemaks? No nüüd ma avaldan selle saladuse. Ma olen sotsiaalpedagoog. Sotsiaalpedagoog? Kui äge. Ja sotsiaalsete oskuste õpetus on siis see, millega siis meie, ütleme siis, millega mina koolis igapäevaselt tegelen ja saan pidevalt kokku puutuda noorte õpikogemustega, et kuidas neil elus parem oleks ja mida nad juurde saaks. Kõlab nii põnevalt. Ja ongi põnev, sellepärast, et sa ei tea kunagi, mida sa sealt leida saad ja mis sealt välja tuleb. Kui ma ütlesin, et noored on hästi targad, me täiskasvanud arvame, et nad ei ole targad. Me arvame, et me peame neile kõike õpetama ja ütlema, mis on õige, mis on vale. Ma arvan, et noored on väga targad. Lihtsalt neil on vaja anda võimalus, et nad saaks tunda toetust ja julgustada neid. Nad on suutelised ise õppima, ära tundma õige vale ja tegutsema kõige paremal viisil. Kihvt. Ja nüüd, Epp, sa ütlesid mulle enne saadet, ära minu käest küsi, kes ma olen ja kust ma tulen. Miks sa tahtnud, et ma seda küsin? Sellepärast, et mul on vist nii palju neid erinevaid rolle või kokkupuutepunkte, et ma olen sinuga igapäevaselt tegevtiimis, teen tore asju, otsin kontakte, inimesi, helistan aeg-ajalt juhendajatele ja noortele, et tehke nüüd seda või
pildistage seda või kas te olete tegemas seda või teist. See on üks pool, mis on minu igapäevas, siis ka mina, Maire, olen seotud supervisiooni ja coaching uga ja Mairekene, see on sinu teema, miks ma seda kõike teen, et nii, tahad sa täpsustada, mis see tähendab? Ma tahan täpsustada, muidugi, et kui mina käisin oma esimesel tore väljaõppel, ma olin noor õpetaja, ma ei olnud ei huvijuht, sotsiaalpedagoog ega ma olin eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Ja kui ma olin, Maire, sinu koolitusel, mul oli seal nii lõbus, mul oli seal nii naljakas ja mul oli seal nii tore. See koolitus oli vast aastal 2006 ja ma käisin paralleelselt ka ülikoolis. Ja ülikoolis ei õpetatud tollel ajal seda, et noori tuleb kaasata, noortega tuleb mängida, noortega tuleb tore olla. See on tänase päeva teema. See on tulnud aastaid hiljem, aga tore oli oma olemuselt ajast ees. Ja ta mõjutas seda, kuidas ma õpetasin, kuidas ma tegin asju ja kuidas ma mõtlesin. Aga kui nüüd minna tagasi selle sinu juurde, Maire, siis mind võlus see, kuidas sa analüüsisid, kui sügavale sa läksid ja sa rääkisid mingist sellisest asjast, mida sa nimetasid psühhodraamaks. Draama mulle meeldis ja psühholoogia ka. Ja siis ma tundsin, et ma tahan sellest rohkem teada. Ja sa lükkasid mind eneselegi teadmata psühhodraama teele. Ja ma olen selle eest hästi tänulik sulle. Kõlab tõesti nii, et naine kui orkester, siin on nüüd kõlanud tore, emakeele õpetaja, psühhodraama, superviisor, coach. Mis teil veel vaka all on? Olgu, ärme lähe jätke midagi enda teada ka. Aga selle ma tahaksin küll, et te tooksite lagedale ja selleks see saade ongi, et kuidas te Torosse sattusite. Maire, alustame sinust. Sina jõudsid natuke enne, nagu ma aru saan. Natuke enne, jah. Enne Eppu. Jah, et see oli 2000 aasta. Ma täiesti juhuslikult sinna sattusin. Et lihtsalt sain mingi 2 päeva enne teada, sest keegi teine pidi sinna minema. Ja ma olin alles üsna nooruke koolis töötav tugispetsialist ja see oli kuidagi nii õige, kuhu ma sattusin, et see oli see, mis mind siiamaani on saatnud. Õige sellepärast, et ma tundsin, kuidas see mind muutis ja õppimine käis koos noortega. Et see oli nii äge. Kõik see mängulisus, kõik see samas need analüüsid seal. See muutis sind. Mis mõttes ta sind muutis? Ta muutis mind väga teadlikuks oma väärtustest ja eneseväärtusest. Ja oskus näha neid väärtusi ka teiste juures. Et mis on kellegi väärtused ja kuidas ja kui palju on neid, kes ei tea seda, mis on tema väärtused. Nad on nagu ekslevad. Maire, Epul oli hea võimalus meiega naeruharjutusi teha, aga kui sinu jaoks on need väärtused hästi tähtis teema ja noortega töötamine, siis milline oleks näiteks üks harjutus, kujutame, et meie oleme siin Epuga need noored, natukene sellised, ma ei tea, mis nad võivad olla, siis pusivad natuke oma konfliktse, võib-olla mingi iseilmaga ja ma ei tea, et lihtsalt on paha tuju ja sa lähed sinna klassi ja seal on ees sellised. Et mis sa teeksid? Mis on see harjutus, mis võiks aidata neid tuua nagu siis ajas ja ruumis ise endasse? Teeme väikse kujutlusharjutuse. Ja see on siis nii, et püüa endale leida kõigepealt ikka see mugav asend, et sa ei ole pinges, sest me oleme kogu aeg ebamugavas olukorras pinges. Meil on keha harjunud võitlema ja põgenema. Ja hinga
ja hinga hästi sügavalt sisse ja välja. Me panime juba silmad kinni, me oleme liiga treenitud, noored ei tule kaasa sellega. Lihtsalt hinga. Sa võid panna ka silmad kinni, aga sa ei pea seda tegema. Ma proovin. Ja kujuta ette, kui sul on lihtsam silmad kinni kujutada, siis mõtle tuleta meelde üks hästi mõnus ja tore koht, kus sul meeldib. On see siis suvest mõni hetk või mõni paik või on see sinu enda kodus või kus on olnud sul hea, soe, turvaline. Ja võta kõik need head tunded enda sisse, oma südame sisse. Ja mõtle sellele, et sina oled see väärtus, see kõige tähtsam. Ja kui sa juba tunned seda, et su süda täitub tasakaalu ja kindlustundega ja heaolutundega, rahulikkusega, siis sa võid vaikselt avada silmad ja tulla tagasi. Täitsa huvitav, no tõesti, nagu rahulikum on olla küll, jah. Minul vähemalt on. Mitte, et ma oleks väga nagu, mul ei olnud väga konfliktne hommikiga midagi, aga see on tõesti nii, et nüüd, kuidas nüüd saadet edasi teha, kui nii on olla. Aga ma siiski saan teha. Epp, kuidas sul oli? Mul oli väga mõnus ja ma tundsin, et see viis mind kuidagi ära. Et see on nii huvitav, kui kaugele see võib viia ja kus see turvakoht meil tegelikult on. Et ma olen seda ka koolis noortega teinud, et kui on olnud selline väsimus või 8 tund kestmas, et olen palunud pea käte peale panna ja siis niimoodi lihtsalt olla. Et tõesti seda on vaja. Mulle nii meeldib, et sa teed neid harjutusi. No vaata, koolis ei lubata ju. Kui keegi on pea käte peal, siis mis sa teed seal? Pea püsti, vaata tahvli poole. Lubatakse ikka. Aga ikka jah, see vist on muutunud. See on muutunud, tahaks loota. Ma arvan küll. Et juudad siis vajab praegu nii. Et tegelikult see on ju ka meie enda teha või õpetajate teha, et kuidas me lubame ja ma arvan, et mida mõistvamad on õpetajad, seda rohkem saab selliseid asju. Ja lubamine on üldse huvitav asi ju. Kui sa midagi lubad, siis see lahtub kiiremini justkui või. Et see vajadus kaob kiiremini ära. Mida rohkem keelad, seda raskem. Aga kui sa mõtled selle sõna lubama peale veel, et tegelikult, et ma luban endal ka olla. Ma luban endale võtta selle aja, kus ma lähen, sest ma tean, et see rahustab mind. Et tegelikult kõik need harjutused on ju selleks, et tulla kohale. Tahad midagi lisada? Jaa, mul oli nii ägedaid vaadata, kuidas peale seda harjutust hääl muutus malbemaks ja aeglasemaks ja rahulikumaks. Et tõesti hetk endale ja see ei võtnud isegi 1 minutit vist aega või. Et anname aega ja elu on lihtsam, vähem konflikte ja koostööd rohkem. See on tõesti naljakas, et kui seda alguses lihtsalt rääkida, no mis see on siis? Istu, mõtle, tule endasse, hakka peale, mis see on? Tegelikult see ei tundu nii usutav. Aga ma arvan... Siin ja praegu, aga kui praegu läbi täiesti teed, sa pead saama selle kogemuse kõigepealt kätte, et see tõesti töötas. Aga töötab siis, kui ka on usaldus loodud. Ja kuidas seda veel luua, on ju? Jaa. See on omaette teema. Just. Aga ma võin öelda, et sina lõid mulle tore ringis selle usalduse. Ja see usaldus oli nii suur, et see usk toresse püsib siiamaani. Ja nüüd olen ma hoopis selles rollis, et ma proovin ka anda oma panust organisatsiooni.
et see tegelikult on hästi oluline, see esimene inimene, et Maire, sina oled see minu õpetaja, minu tore õpetaja koos Hannesega, see on kustumatu mälestus. Ja see on tegelikult nii äge, kui see kandub edasi, et ma tahaksin ise ka olla see õpetaja, kellest on saadud inspiratsiooni ja niimoodi liigutud edasi. Tahaks rabada selle mikrofoni endale ja öelda, et tead, Eps olid nii äge. Et sinu naeru lihtsalt, see ei lähe meelest ära, kuidas see naeru oli ruum täis kogu aeg, et iga asi, mille peale sa avastasid, sa naersid. Et sul oli hästi palju avastust. Ma tahan öelda, et tegelikult ma olen praegu ka üsna suur õppija ja ma tunnengi hästi suurt rõõmu. Ma olen õppinud tundma rõõmu väikestest asjadest, et ma mäletan, sellel aastal õppisin ma ära, kuidas telefoniga kopeerida. Saad aru, see on ülilihtne asi. Aga kui suur on see rõõm, et ma oskan teha copy-paste ka telefoniga. See on absurdne, et see on rõõmu pakub, aga see on nii see väike asi, aga inimesed peavadki märkama rohkem väikseid asju ja õppimine on nii äge. Seda ma teen ka kogu aeg. Lõpetuseks. Mis väga lõpetus. Lõpetus kestab ka mõnda aega. Ma võtan siit põrandalt. Meil on saates olnud nüüd siin põrandal mitte lihtsalt dekoratsioon, vaid ühed tore metoodilised, tore pildikaardid, mille koostamisel on Epp üks eestvedajatest olnud. Ja ma tahaksin, ma panen teid ühte olukorda nende pildikaardide abil, et täitsa pimesi kohe. Või te ei näe kaarti. Selles mõttes ongi see olukord keeruline, et te peate improviseerima. Aga mul on natuke erinev ülesanne. Alustan Epust. Ma näen. Sa nägid neid. Võta kaart. Nii. Nüüd vaata seda kaarti. Ja sa pead koheselt niimoodi improvisatsiooni korras seostama selle tervitussõnumiga tore sünnipäevaks ja sinna otsa tegema veel ka ühe naeruharjutusse, mis on niisugune pidulik naeruharjutus. See on tõesti väljakutse. Mul on siin pilt, kus on üks maja ja on selline udu. Tore on minu kodu mõnes mõttes. Et minu südames on torel korralik koht. Ja praegune olukord riigis, maailmas on selline nagu udu sees olemine. Ja me läheme siit udu seest välja. Ja sa tahad pidulikud naeruharjutust, aga ma tahaksin enne teha ühe natukene napaka naeruharjutuse. See on nii, et me peame sellest udust välja ujuma ja siis niimoodi ja nüüd me oleme seal tore peol ja teeme vaadake, kui tulevad eksprompt asjad, siis tulevad eksprompt asjad ja see naer on see, mis päästab loovuse lihtsalt lahti. Et aga teeme sellise nagu natukene teistsuguse harjutuse ka. Et ma panen selleks mikri kõrvale ja sööme sünnipäeva torti ja võtame tordi tükikese ja siis niimoodi hästi sätime ennast paika ka. See on selline peen sünnipäeva tordi, nagu oleks kohvikus või nii, et sööme. Võtame väikse lusikada ja veel ja siis veel ja siis hakkame meekutama. Väike tordi söömine. Kenasti
viisakalt, natuke peenelt. Sobis väga hästi. Maire, sinu kord võtta kaart ja sinu ülesanne tuleb siit. Palun. Ülesanne järgmine. Samamoodi pidulik tervitus Torele ja sinna otsa üks mõnus kujustlusharjutus noortele, kes mõtlevad, et ei tea, mida oma eluga peale hakata. Näita kaarti. Kaart on siis selline, et sünnipäevaks väga sobilik, et ma arvan selles mõttes, et eks me kõik koba pimeduses ja kunagi me väga palju ei tea, kuidas edasi ja mis meid ees ootab. Aga ma arvan, et mis meid aitab, on see, et me oleme julged ja meil on kaaslased ja tores on kaaslased. Ja et sünnipäevaks soovida, siis et tores oleks jätkuvalt palju kaaslasi ja julgust läbida tumedaid tunneleid ja teadmatust. Miski ei saa raske olla. Ja siis nüüd siia otsa tuleks nagu siuke tunnelit läbimise kujustusharjutus. Tunneli lõpus on niuke valgus ja saad maa peale värske õhu kätte ja kõik see on issab kui mõnus. Ja vahepeal tunned enda kõrval neid küünarnukke ja toetavaid küünarnukke, mitte nügivaid. Meie hakkame seda kujutlust nüüd omavahel siin tegema. Vaatajale aga ütleme seda, et täna on küll saade selline, et vaata ühe korra veel, sest siit sai nii palju harjutusi, nippe, eluks vajalikke asju. Tähendab, et kui mina oleksin sealpool, siis mina vaataksin nüüd kohe uuesti algusest lõpuni. Aitäh teile, hakkame lõdvestuma ja tunneleid läbima.